täna siis Raekoja platsil Tartus ja nagu näha on siia uisuväljak tehtud. Olen isegi siin uisutanud ja Lõunakeskuses, mitte siin, ja külje maha pannud, nii et selle raami alt läbi veerenud. Ja hetkel siis tšekkan, mis siin toimub. Jõulude ajal siia jõudnud. Tavaliselt on siin jõulude ajal on olnud mingisugused lõkkeplatsid ja värgid ja neid putkasid siin on rohkem olnud, kus saab mingit manti osta. See ongi nüüd, tundub, et Giga ja Palmako ja kes siin on, siin uisulaenutus on siin. Ja siin on ainult personalile. Okei. Aga täna juba jah, siis Pocketiga filmimas ja kohe karges külmas kohe niimoodi katsetama. Ilm tegelikult külma poolest, sest väga külm ei ole või mis sa arvad? On. Pigem on minu arust on tuul hästi rõve. Sihukene tuuline. Aga siin on kohe mingid ümbrikud ja asjad ja kirjad, vaatame, kas jõuluvanal on juba midagi kirjutatud ka, mis siin põnevat on siis. Teiste kirju ei ole ilus lugeda, ma ei hakkagi ette lugema, aga ma näen, et siin on soovin väga, et taevast sajaks palju lumehelbeid. Devin. No vot. Ja siin on kirju palju kirjutatud. Oi, siin läheb hulluks ära. Panen see kabuutsi pähe. Mul on tegelikult väike viirus ka vist külge tulnud, et enesetunne on siukene kaunis räbal. Ja väga pikalt ei tahaks siin külmaga ringi tuiata enne. Et väike siuke jalutuskäik karges linnas. Aga me sinnapoole tänavale vist ei läinud, ega seal vist väga midagi vaadata ei ole ka. Ja ma mõtlen seal taga vist. Kuidagi nagu välja surnud on see Tartu linn nagu eriti talvel, et ma ei tea. Samas nagu ei saa öelda, et inimesi ei ole, nagu on midagi iseenesest nagu. Et see maja ei ole ka veel külili kukkunud, et on siin asjalikult taverna pitsa. Mina ei ole vist kunagi siin pitsat ostnud sellest kohast, aga see on juba päris vana koht ja Tartul juba tegelikult suht iseloomulik, et ma vaatan, kus ma selle auto kätte saan, parkisin siia parklasse ära. Nagu aus olla ega väga ei tahagi enam sellise pakasega siin ringi kõndida. Et siuke väike käik linna. Nüüd on just paar kuud tuleb ainult siukest talve contentitega. Midagi normaalset vist ei tule, jah. Nii. Ma proovin. Vaata, see võti on mul siin taskus, paremal poolt taskus võtta siit. Kuskil seal on lase see. Vaata, katsuda peab olema seal. Said võtme. Lase lahti, jah, see uks. Rets on see. Huvitav, kui ma eile käisin Kõrvemaal, ma ütleks, et seal ei olnud nagu nii külm kui siin praegu. Tundus mul ära praegu kohe paneb käima, et kindlad käest ära. Aga ma kohe panen ise käima ka selle. Oota, ma annan sulle selle kaamera sinu kätte. Nii, ja siis sa võid 2 korda klikkida minu näo peale, siis ta hakkab trackima seda ma eile õppisin. Panna audio ei peksa kollasesse praegu ülevalt see audioriin. Ma eile panin korraks YouTube'i 2 videot ülesse, aga siis ma avastasin, et nende helilevel oli -25 või 27 detsibelli isegi, nii et siis pidin korra ära kustutama ja nii palju ikkagi audiot sättima, et see audio oleks enam-vähem -3 ja 0 vahel, kõrgemad piigid seal. Ja siis panin uuesti ülesse tagasi, et ma ju sisuliselt ei taha montaaži teha. Ja teha seda contentit nii nagu ta on, see mikrofoni kuskile panema. Tead, ma hakkan isegi sõitma, nii et ma lõpetangi praeguseks ära.
selle sisuloome siin ja sahad sõidavad. Päris äge, nad sõidavad siit nagu mitmekesi. 3 või 4 sahka läheb korraga. Et see on nagu muidugi päeva lõpus iseenesest, kui me oleme juba linna ise puhtaks sõitnud. Aga jah, siukene väike 5-minutiline ülevaade siis ja jään siis kasutama nüüd seda uut Pocket 3 minu jaoks uute, sest kohe ilmub ka number 4 ja ka selle ma ilmselt soetan kunagi sügisel. Seniks, tšau!